Räpina aianduskool osales valikuaasta pilootprojektis ja tahan teile rääkida ühe loo ühest noorest naisest, 23-aastasest Liisust, kes osales ka meie projektis. Liisu on hästi keerulise minevikuga, hästi keerulise lapsepõlvega, hästi palju vägivalda elus kogenud, elanud laste turvakodus, elanud lastekodudes ja lõpetanud põhikooli toimetuleku õppekava järgi, aga õppimine jäi tahaplaanile, kuna ahvatlused olid elus suuremad ja nõnda ta sealt peale 2 kuud koolist välja langeski. Kohalik sotsiaalamet pani ta seejärel elama ühte Lõuna-Eesti hooldekodusse toetatud elamisele ja ta oli selleks projekti algusajaks seal elanud juba 4 aastat. Kui nüüd seesama hooldekodu eestkostja sai teada, et selline projekt on olemas, siis ta pakkus ka Liisule võimalust tulla projekti. Kui ma esimest korda Liisuga kohtusin, siis ta oli hästi häbelik, hästi arg. Tundus, et tal ei olegi nagu mingit eesmärki, aga lõpuks me ikkagi rääkimise tulemusena saime aru, et ta tahab nii kangesti oma elu muuta, tahab välja saada hooldekodust ja et võib-olla see liitumine projektiga olekski talle motiveerijaks. Projektiga liitudes oli Liisu enesehinnang väga madal, ta suutis küsimustele vastata ainult ühesõnaliste vastustega ei või ja esines isegi selliseid närviminekoogusid. Aga meil kulus natuke aega, kui me õppisime teineteist tundma, tegelikult tuli välja, et tuli tegemist ühe väga armsa inimesega, kes oli elult hästi palju lööke saanud, aga kellel oli ikkagi tahtmine ükskord ometigi saada oma elu peale, saada välja sealt hooldekodust ja nõnda me siis hakkasimegi koostööd tegema. Osales ta meie kõigis praktikatöötundides, oli ta mulle mõnikord isegi toeks teiste õpilaste abistamisel ja mis tema puhul oli muidugi areng märgata, et ta hakkas märkama oma kõrval abivajajaid, hakkas märkama ilu mitte ainult enda ümber, vaid ka enda sees. Ja projekti lõpus me hakkasime mõtlema, et mis edasi saab, et kas siis kooli või tööle. Saatsime üpris palju Töötukassa poolt välja pakutud ettevõtetele CV-sid. Saime isegi positiivsed vastused. Oli ka plaan, et ta jätkab õpinguid Räpina aianduskooli Maariküla õpperühmas abiaedniku erialal, aga kõik jäi jälle raha taha kinni, kuna tal ei olnud niisugust summat välja käia, et tasuda siis õpilaskodu, toidu ja transpordi eest. Olime juba meeleheitel, et me oleme nüüd nii palju aega tööd teinud ja ta on muutunud julgemaks, avalamaks ja äkki õnnestus mul tuttavate kaudu saada ühendust tema hooldekodu lähedal oleva talunikuga ja pakkusin välja meie Liisut, et võta ta nüüd tööle, et ta küll õpib alles, et ta ei ole nüüd päris oskustööline, aga ta saab ikkagi hakkama. Ja tulemus oligi niimoodi, et seesama talunik sõlmis temaga aastase lepingu, ta töötab seal põllutöölisena, küll osalise tööajaga, aga siiski ta on hästi palju õppinud uusi töövõtteid, ta on muutunud suhtlemisele julgemaks, ta julgeb juba silma vaadata ja aastase töötamise järel on tal plaan, et järgmine sügis me kohtume Maarjaküla õpperühmas abiaedniku eriala omandamisel. Projektiga liitudes ma ei teadnud tegelikult, mis mind ees ootab. Õppejuht Hugo Laanoja lohutas mind, et teed sama asja, mis sa teed meil Maarjakülas, et küll läheb hästi. Läksin siis esimest korda nende noortega kohtuma ja minu vastas oli 7 puudega noort, kõik sellised säravate silmadega, aga nad ei julgenud mulle otsa vaadata, nad olid natuke hirmunud, nad ei teadnud, mis need ees ootab, ega mina ka ei teadnud. Ja eks me siis hakkasime koos astuma, tasa ja targu. Esmane aeg läks meil nende omavahel tuttavaks saamise peale. Lahendasime igasuguseid sotsiaalseid probleeme, vaatasime, et nende füsioloogilised vajadused olid rahuldatud, üritasime õppida aiatarkusi, käisime õppekäikudel ja seda tööd tehes ma sain aru, et õpetaja ei ole mitte ainult õpetaja, vaid õpetaja on ka üheaegselt psühholoog, sotsiaaltöötaja, ema, arstitädi, kingsepp, õmbleja, mis iganes veel. Ja see aasta andis mulle hästi palju kinnitust, et kui ma olen hädas, siis ma võin oma kooli poole pöörduda, et ma võin pöörduda oma õppejuhi poole, Hugo Laanoja poole, et mul on alati toeks Räpina kooli direktor Kalle Toom ja et ma saan tegelikult hakkama, kui ma tahan, et ma ei tohi kunagi öelda, et ma ei taha, ma ikkagi pingutasin ja tõesti ma sain nende 7 noorega väga hea kontakti, meil oli väga ilus projekt ja ma loodan, et
kui mul järgmine aasta antakse võimalus selles projektis osaleda, ma kindlasti osalen. Ja nüüd nendele, kes veel kahtlevad, teate, võtke see väljakutse vastu, te õpite ennast tundma erinevates situatsioonides. Mitte ükski päev ei ole teisega sarnane, mitte ükski hommik ei ole teisega sarnane. Te õpite tundma noori, te õpite tundma nende lähedasi ja mis kõige parem, te panete ennast proovile.